Septembris toimus Kuusalu kooli staadionil järjekordne laste spordipäev. Kuusalu laste spordipäevasid korraldatakse juba alates 1963. aastast. See teeb spordipäeva Eesti ühe pikema traditsiooniga järjepidevalt toimunud spordivõistluseks. Täna osales 160 noort sportlast. Kõige olulisem sellisel päeva puhul on ilm. Ilmafaktor mõjutab osavõttu, isegi pea poole võrra võib see asi muutuda ja täna oli nagu ideaalne sügisilm, isegi suve-suveilm, et lastel oli siin väga palav võistelda, et see on kõige olulisem laste jaoks ja lastevanemate jaoks. Kui kaugelt oli lapsi ja nende vanemaid spordipäevale tulnud? Enamus on meie enda valla lapsed. Täna nägin Kolga lapsi, täna nägin Vihasoost lapsi, Kuusalust väga palju, aga näiteks täna oli väga suure esindusega oli Upsport, Peetristo treeninguid tegev Urmas Põldre oli oma lastega, kes näitasid väga kõrget taset, siis Pärnust helistati, tuldi kohale, et võib öelda, et üle-eestiline oli täna. Miks see üle-eestine, et siia kokku sõidavad Pärnust ja Rakverest, täna oli Rakverest ka, et just sellepärast, et neid võistlusi ei ole nii palju, et alati minnakse siit suure tänuga minema, et üldse korraldate, et üldse tehakse neid. Millised on spordipäeval vanuseklassid ja võistlusalad? Vanuseklassid on meil viimased 7 aastat ja ka enne seda on ikkagi algab 3-4 aastased, aga iga aastaga sel aastal olid 1-2 aastasi, oli ka, kes panid ennast proovile. Siis on 5-6 aastased, siis on 7-8 aastased, siis on 9-10 aastased, siis on 11-12. Ja aladeks on ka juba läbi aegade, noorematel on natukene kergemaks asi tehtud, et on 30 meetrit kaugus ja 200, 5-6-3-4 aastastel ja siis vanematel on juba 60 kaugus ja 300 meetrit. Mis on saanud noortest, kes on laste spordipäeval osalemise east välja kasvanud? Kas võib tuua näiteid nende sportlase tee eduka jätkumise kohta? Peagi kaugele minema, et täna oli, kes kõik jooksustardid, kes andis Martin Plakk. Martin on nüüd 15 ja Martin alustas siit samast ja nüüd ta treenib Tallinnas Audenteses, aga Martin on Valkla külast ja esimesed võistlused tegi siin ja eelmine aasta oli Baltimaade meistrivõistlustel 3. ja järgmine aasta ma arvan, et ta läheb juba noorte tiitlivõistlustele, et tema tase on teivashüppes väga kõrge. Rõõmu teeb ka see, et kõik need tänased abilised noored, et nad on kergejõustikutrennis, nad on sellest vanusest välja kasvanud ja nüüd nad käivad siin kohtunikuks, nad käivad Eesti meistrivõistlustel kohtunikuks, mõned juba. Et kõik need abilised ja kõik nad on siit spordipäevalt on ikkagi välja kasvanud ja enamus on kergejõustikutrennis või kuskil mujal ka. Spordiga nad on kõik seotud. Kuusalu keskkooli esimese B-klassi õpilane Georg võistles 60 ja 300 meetri jooksudes ning kaugushüppes. Mitmes kord see juba oli? 3. kord, ma arvan. 2 eelnevat aastat tegi puhta töö, kõik võidud, aga see aasta on nüüd ikkagi suuremad poisid juba rohkem trenni teinud ja on näha vahe sees, et tehnikaga ja keskendumisega on natukene vaja tööd teha. Georg, millised medalid täna koju viid? Kaugushüppes sain 3. koha ja 300 meetrit 2. koha. Selle spordipäeva ajalugu, nagu see on nii fenomenaalne minu jaoks, et siin seda ei saagi pooleli jätta, seda ei tohigi jätta. Aga eks siin on ka teistpidi huvid ja lootused, et kuna ma neid kergejõustikutreeninguid ise korraldan, siis siit juba need 5-6 aastastest siin jääb juba pilk peale neile ja nad tulevad kooli ja siis on juba esimene tutvus on tehtud ja siis ma juba oskan neid edasi suunata ja lähemegi edasi TV10-sse võistlema ja lihtsalt siit lapsed ka nakatuvad selle spordipisikuga, et see on oluline.